No nii, et nüüd siis 7. mängupäeval lõppes see 7. challenge'i päeval lõppes siis see challenge nüüd ära, et langesime challenge'ist, et selle summa pealt nagu edasi 7 päeva ka ei jõudnud, et jäime nagu sama summa peale, 10 panime, 10 jäi ja hetkel siis tuleb siis natukene, tõmbame täna 7. päevale ka joone alla, 7. challenge'i päevale ja tuleb siis natukene siis vahet pidada, on kindlasti üks asi ja teine asi siis noh, muidugi järeldusi võiks teha, samas noh, et neid sai siin tehtud ka päris palju, samas on ju, et selles osas üks järeldus, mida võiks teha, on see, et me püsisime challenge'is päris kaua. Me püsisime challenge'is, kuskil, no püsisime 7 päeva. 7 päeva püsisime challenge'is. Selles osas edukalt püsisime 5 päeva. Et 4 päeva püsisime tegelikult edukalt. Et pärast 4. päeva hakkas nagu tulema see, latt hakkas nagu alla poole tulema. Et aga noh, 5. päeva õhtuks olime me veel plussis. Olime nagu plussis võrreldes esialgsega. Et ja selle järelduse võiks nagu teha, on ju. Et selle järelduse võiks teha, et tegelikult sai nagu püsitud päris kaua ja arvatavasti, kui noh, me läksime ka ju päris nagu siukse pausi pealt, on ju, või niimoodi. Ja arvatavasti ongi, et kui minna nagu noh, minnagi nüüd niimoodi nagu küllaltki kuidagi, kuigi noh, jah, ega see ei tähenda nagu midagi, et sul võib see pea värske olla ja mis iganes, on ju. Aga näiteks täna, kus see latt kolises, oli Medvedevi pealt. Kus Medvedevil oli üldse mingi koefitsient oli seal, noh, ma ei tea, 0 midagi, on ju. Ja vastasel oli seal 8-9, on ju. Et kus see nagu see latt ikka kolises mõnusasti, et Medvedev sai niimoodi tala, et ikka sai, noh. Et tal oli nagu umbes, noh, suurem habe veel ees kui mul, on ju, juuksed sassis, noh, siuke tunne nagu oleks seal, no ma ei tea, noh, et mulle nagu siuke tunne, et isegi mina võib-olla oleks seal parem välja näinud, on ju, et kas ta oli nagu pohmakas, oli tal nagu tundus olevat. Et see oli ikka päris drastiline selles osas. Et niimoodi ta seal välja nägi ja niimoodi ta seal kolinal sai sisse ka Bonsi vastu. Täielik outsider oli see Bonsi. Ja ega seal need perksid ja need samamoodi, on ju. Et ega seal, ja mis sa seal siis teed, on ju, et tahaks panna, et näed, Medvedev oleks saanud seal mingi 15 game'i kätte, on ju, noh, aga seda ta ju ei pakkunud, on ju. Pakkus seal alates mingi 21, on ju, või noh, midagi siukest, on ju. Et selles mõttes nagu neid, selle järelduse võib ka teha, et võib-olla neid mänge nagu rohkem valida natukene kannatlikumalt, et mitte siis ilmtingimata panna, et see meeste läheb liiga paljuks nagu neid game'e ja ta ei paku nagu väga neid, ta ei paku seal nagu kolmestel, ütleme, kolmest parem on nagu okei, aga 5 parem läheb nagu paljuks. Et 3 parem seal pakub veel saad panna, et seal saab kätte, seal on ju mingid
mingid marginid saab see tugev kätte, on ju. Et selle järelduse võib teha, et neid 3 paremaid mänge panna. Et 5 parematega läheb nagu natuke liiaks seda neid numbreid ja arvutada ja et seal ei ole need variandid nagu nii soodsad. Et aga 3 parema puhul pakub nagu natuke paremaid variante. Ja noh, mõte on küll nagu, et kui 4 päeva sai nagu vastu peetud, et siis võib-olla siis noh, pannagi seal, on ju. Et panna seal siis võib-olla mitte 10-ga, aga võib-olla 50-ga, on ju. Panna 4 päeva 50-ga ja kõik sisse, on ju. Et noh, hoida siin nagu vahet võib-olla siin mingi nädal 2, on ju. Ja siis kütta seal 50-ga nagu julgelt peale ja 50-ga julgelt peale ja noh, ikkagi proovida keskenduda nagu mõnele väga üksikule, on ju. Kas 1-2, on ju, samamoodi, on ju. Et 1-2 proovida nagu 1, on ju, seal keskenduda. Ja 1,27 koefitsiendiga, on ju. Et ja siis jah. Et muidugi vaadata, mida ta ennustas selle Bonsi vastu ka, et kuidas ta selle ennustas, et seda ennustust ka nagu natukene vaadata, et ikkagi kui on see, noh, kui on öeldud, et mainitud, et see favorit on nagu üli hea soos, on ju, et kui niimoodi on mainitud, et siis nagu panna ja et saab enda need 12 geimi kätte, panna selle peale ja niimoodi, on ju, et sellise strateegiaga minna. Ja kui seda mainitud ei ole, siis ei pane ja et niimoodi võiks nagu järgmise strateegia võtta, aga noh, kindlasti nüüd natuke vahet pidada ja selles osas on nagu väga positiivne kogemus oli. Väga positiivne kogemus oli, et just see challenge'i tabel, mis sai tehtud, et sellega oli just positiivne. Et sai nagu see ära nähtud, et milline nagu tegelikult, kui lihtne võib see olla jõuda sinna. Et alati on, kes ära kukub, noh, et paned küll favoriidi peale, on ju, aga alati on nagu mingi variant, et see kukub ära, on ju. Ja et siis nagu see ära tabada, et see on nagu küllalt huvitav, on ju ka natukene. Et muidugi 50-ga on seda 50-ga seda teha on muidugi natukene nagu nadi, on ju. Et seda huvi kätte saada, et siis 50 puhul võiks juba nagu noh, ikkagi nagu ma mainisin, et just sellist, noh, kui vaadata neid teisi ennustusi ka, et noh, et ega ise võib vaadata aga neil on ka seal infot, neil on seal teatud infot, et kas ta eelmisel ja kuidas ta oli, on ju, et millise soos ta oli see mängija ja et neil seda infot on, et ei pea ju just nendega nõustuma, aga just nagu selle info poolest sealt vaadata selle pilguga, et kui ta on ülihea soos ja kui sinna tuleb mingi, noh, täitsa mingi roheline vastu, on ju, või midagi, on ju. Täitsa mingi esimest korda keegi ja et siis võib seda nagu panust teha, et selles osas on kõik variandid on olemas, et pannagi niimoodi, et kui juba 50-ga seal panna, noh, ütleme, kui 4 võib-olla läheb järgmine kord veel paremini isegi, on ju. Et nüüd on see kogemus nagu ka olemas, et päris ainult favoriidile ka ei pane, on ju. Et siin sai nüüd, noh, viimase sai pandud puhtalt sellele, et see koefitsient oli nii kõva sellele Medvedjevile, on ju. Aga et noh, aga ta oli ikka täitsa jah läbi, et ega
seal ei olnud jah, tõesti nagu, seal ei olnud nagu märkigi sellest, et ta võiks olla top 10 mängija või midagi sellist, et see oli sellest oli asi ikka väga kaugel. Sellest oli asi väga kaugel, et see näitab ka seda tennise olemust nagu, et top 10 ja mitmes see Bonsi võis isegi olla, on ju, et see Bonsi võis isegi, ma ei tea, mitmes seal olla. Aga ühesõnaga tõmbame joone alla ja vaatame siis, üritame mõne challenge'i teha mingil ajal ja paneme siis enda gambleri oskused proovile.